Keskaegsed käsitööliste ühingud ehk tsuntid ja kaupmeeste ühingud ehk gildid ning mustpeade vennaskond tegutsesid 14. sajandist kuni nende likvideerimiseni 1920 kuni 1922. Keskaja ühiskonnas oli neil ühingutel tähtis roll pakkuda oma liikmetele turvalisust, kaitsta nende ametialaseid ja religioosseid huve ning korraldada seltsi elu. Tutvustan teile lähemalt mustpeade vennaskonda, vallaliste kaupmeeste ja kaupmehesellide gilditaolist koondist, mis asutati 1399. aastal. Liikmeks võeti vastu alates 18. aastast. Kui kaupmees abiellus, suundus ta suurgildi. Vennaskonna maja asub Tallinnas Pikal tänaval ja põhiliselt baltisaksa päritolu Eesti kodanikest koosnev ühendus tegutseb tänapäevani. Vennaskonna kaitsepühak on mustanahaline püha Mauritius. Kaitsepühakust tuleneb ka nimi mustpeade vennaskond. Vennaskonna siseelu oli kuulus seltsielu ja pidustuste poolest. Liikmetel oli kombeks sel puhul teha vennaskonnale kingitusi. Kingituste hulka kuulub ka haruldane nõndanimetatud hirvejalg, mille sisse asetati klaaspokaal. Pokaalist joodi pidustuste ajal veini, aga ka õlut. Vennaskonna kõnepruugis nimetati seda hirvejalgpokaaliks refuspokaal alamsaksa keeles või hirvejalaks refus. Pokaali silmatorkav nimekuju tuleneb legendist. 1219. aastal, kui Taani kuningas Valdemar II vägi Toompea all seisis, hüppas Toompea nõlvalt alla põgenev hirv, kes murdis oma jala. Nõlva kutsutakse refusi nõlvaks ja sellest nimest tuletati ka Tallinna varasem nimi Reeval. Kullatud sõraga hirvejalg toetub puidust reitud ümarale alusele ja on tumedaks väritud nahaga kaetud. Karikahoidja esikülje ülemisel äärel asunud sõnalindil mustade tähtedega halvasti loetav saksakeelne tekst annab teada, et karikahoidja kinkis ühingule vend Thomas Carholt 1614. aastal. Teksti all on 3 polükroomset vappi, nende vahel vennaskonna valitud vanemate Paul Knipperi ja Paul Kellermanni nimed. Muuseumi kogus on hoiul veel vanemad 1580. aastasse kuulunud 2 hirvejalgkarikat. Teadaolevalt kasutati hirvejalgu karikahoidjatena ka varasemalt.